tere! Tänään Vanto setib ennast enda reisile. Vaatame siis üle, mis siin on. Madrats veel töötab ja kas saame magada siin peal ja vaatame, mis Täna Kermo on külas. Päris hea on, sellist töötab päris Ja ta läheb enda matkale. Tal tuleb õlut võtame matkale kaasa. Õlut kulub ikka matkades. Talle meeldivad õlud ja ta võttis kokad mõnedeks päevadeks. No nii, tere sõbrad. Nüüd on aasta möödas ja läheme uuesti nüüd siis Lapimaale. Läheme kalale ja nagu traditsiooniks on siis iga Lapi reis oleme olnud kiilakas. Ega siis 4 ilma 5 ei jää, nii et siis nüüd 5 kord kiilakaks ajada mind ja läheb lahti. Käes oli reisihommik ning Andre tuli bussiga ja korjas meid ükshaaval peale. Jälle minek, jah? Muidugi. Normaalne vees rohkem asju ei ole. Ma loodan. Natuke õnne. Tunne on, Andre? Praegu veel on päike paistab ja ei saja ja tunne on hea. Oled reisiks valmis või? Jah. Kindel magama tuli. No nii, 3 mehe asjad on juba bussis, aga 2 meest on veel vaja peale võtta. Tundub, et ruumi jääb ülegi. Ei ole muret. Valmis või? Peaaegu. Palju tulligi purema. Artlid ka kaasa. No Maret, viimased sõnad mehele. Tule tagasi. No Raks, mis tunne on? Sarek saab minema. Ülivägevne. Tahaks juba metsas markatana. Ega ei saa lihtne olema, aga kõik see tuleb metsa viia. Oled valmis? Ikka. Nüüd on valmis. Näita lihast ka. Me peame hakkama siin lappama. Kõik asjad ja reisisellid kokku korjatud ning suundusime Tallinna. Hannes, kuidas magada said? Oli suht hea reis. Uni tuli ja uni läks enne äratust õnneks mingi 10-15 minti ainult ära, et väga suurt ärevust polnud järelikult. Ja ei köhinud esimest korda üle nädala aja öösel. Teil on lootust ka telgis magada saada. Aga kui sa norskama hakkad, ma hakkan meelega köhima. Ainult Andrest on kahju. Andre tuleb meie Raksiga meie haisvasse telkiti. Ma olen üldiselt tänanud. Ando, kuidas sa magada said? Mina magasin hästi. Ma pingelised tööpäevad lõppesid ja ma töölt otse voodisse. Polnud probleemi. Ragnar? Mina või? 7.14 ärkasin, uni läinud, kõik kaput. Aga mis kell äratus oli? Mingi 9.30 panin äratusena. Tuleb sööma, ta hakkab väga õhku. Andor, kuidas sa magada said? Kui karu talveunes. Lapsed ei ajanud üles? Ei, lapsed magasid edasi ja Ma vaatasin 5:30, vaatasin kella ja siis 7 läbi kuulsin, et keegi kirjutab, siis vaatasin Raks juba üleval, aga noh, ma ärkasin ikka kell 8 koos äratusega. Ei olnud nagu väga hullu midagi. Väsinud ka. Me tulime kartult võtma ja süüa saada metsast, et töö juurest läheme käima läbi ja täiendasime veel toiduvarusid ning enne kui sadamasse läksime, käisime ise ka veel söömas.
Hommikusöögist on juba paar tundi möödas, nii et enne laevale minekut sööme veel kõhu täis. Seisame siin ummikus juba oma 15 minutit Kadrioru juures, kuna meil on ju USA asepresident on külas. Aga nad tundub, et nad sõitsid juba ammu ära, aga ikka liiklus pole veel avatud, et õnneks 2 tundi on aega laevale jõuda. Eestlast on roostis ka. Tegid pette manöörid enne ma. Näe, nüüd läksid need piistid. Ma olen tänatud, saame liikuma. Lõpuks saime ummikust liikuma ning jõudsime ilusti oma laevale, kus rääkisime oma reisiplaanidest ning eesmärkidest. Kolmas kord on kohtuseadus, seekord siis uuesti järvedele. Seekord on siuke lihtne ja loogiline, et seekord aasta ma olen puhkama. Kala ma püüdma ei lähe, kui aega üle jääb. Rohkem naistesse puhkama. Eelmine aasta oli 4,5, see aasta teen 10,5. Vot niimoodina, lõhe, suur. Et kuna mul füüsiline vorm on siin aasta jooksul üles-alla kõikunud, siis eesmärk selleks aastaks on matkates Ragnari tempos ikka püsida, mitte väga maha jääda. Et minu eesmärk on ikkagi kala püüda ja võimalikult palju. Et õlled tuleb auto juurde jätta, ei võtagi alkot metsa kaasa. Mõned said tasuta reisida. Aha. Jäi puudu või? Lisa liiter alkoholi, jah, jäi puudu. Vaid 4 raudselt olema. Tunnid möödusid laeval kiirelt ning peagi olime juba Helsingis ja pikk sõit põhja poole algas. Nüüd oleme õnnelikult siis Helsingis. Sõitsime laevaga üle mere ja läbi Helsingi, et saaks siis kiirtee peale ja siis võtame otsa Karasjoka või mis kuradi koht see oli, sinnamaale, aga sinna on pikk sõit, et mingi 22 tundi ja pealegi. Et tuleb see ära kannatada ja siis on jalamatk ja siis saab kalale võib-olla. Eks näeme, kui kõvad mehed me oleme. Aga okei siis, eks me vaatame, kuidas meil see sõit sujub ja siis vaatame edasi. Aga see tiks nägemist. Ja varsti oleme kohal, hommikul 9:10 aegu ja siis saab peaaegu et kalale. Tuleb kott selga panna, teha lihtsalt 25 kilomeetrit tipa-tapa. Kõiges kott on 30 kilo. Pluss-miinus mõned kilod siia-sinna. Aga tipa-tapa ja siis saab kalale. Tähendab, et see hetkel nähtud Ragnari positiivne emotsioon, et see on näideldud. Ta muidu suht morn siin, sest õlled on taga ja ta ei ulata nendel. Esimene puhkepaus ja kusagil 1000 kilomeetrit on veel. Kell on 6:30 õhtul, aga kohale peaksime jõudma nii 9-10 hommikul, nii et sõita on veel piisavalt. Oleme siin natukene enne Üvaskala ja oleme mingisuguse saabet sees. Teeme eine õhtusöögi. Kõigil on nälg, kõigil on kõht tühjaks läinud. Kõigil on kõht tühjaks läinud ja teeme nüüd söögi, sööme kõhud täis. Siis on juhi vahetus, Andre tuleb istub taha ja me teeme Andrega õlled lahti. Kaua oodatud, üle 300 kildi puiont taga istmed, et üksin ka nagu mage juua, et sööme kõhud täis, siis vaatame, mis saab. 1000 kilti veel sõita, et ei ole hulluna. See läheb kähkuna. Hommikul kell 9 oleme kohal.
kartul on väga hea. Ma ei tea, öeldakse, et liha ja kartul ei käi kokku. Mis asja? Kes seda räägib? Mingi teada. Liha tuleb rohkem siia. Sõime kõhud täis ning nüüd toimus ka juhi vahetus ja jätkasime sõitu. Nii, aeg on juhtimine üle võtta. 700 kilomeetrit veel. Ei ole isegi poolt maad veel sõidetud. Peaaegu. Vahepeal tankisime kütust juurde ning jätkasime sõiduga. Tere! Nüüd on niimoodi, et meil on sõita 300 kilomeetrit ja selle 300 kilomeetri siis on nüüd niimoodi, et jõuame kohale, käime korra šokis, teeme varustuse desinfitseerimise ja käime duši all ja siis läheme metsa. Aga meil on sõidetud nüüd 1000 kilomeetrit, mõni kilomeeter peale või alla, aga selle aja sees on nüüd niimoodi, et mitte keegi ei ole maganud, mitte keegi ei ole tukkunud, kõik on väga lõbusas meeleolus ja kõik ootavad seda rännakut metsana. No muidugi me oleme siin natukene teinud õlut ja rummi, et see kuulub asja juurde, aga kõik on positiivsed ja kõik ootavad seda rännakut, et saaks lõpuks sinna metsa, sinna Iaasse kala kohta, kus me oleme kogu aeg käinud ja püüaks mõne suure lõhe kinni. Nii et siis 300 kilomeetrit veel ja peale seda vaatame, mis siis metsa minekuks saab, või mis saama hakkab, et väga lahe on, tuleb kannatada, aga seniks päikest teile. Kuule Raks, ütle, et Andre Jacki jõime ka ära. Ja. See, kurre, Andre Jack Danielsi pissime ka. Jooge rummi. Mingi hetk sai veidi ka silma puhatud. Väljas on 7 kraadi, päris jahe, panime pikad riided selga, kergendasime bussis veidike koormat ning kohe jõuame Norra. Üleliigne alkohol sai ära peidetud ja ületasime piirijõe ning olimegi Norras. Keerasime kõrvalteele ning sõitsime juba mööda tuttavaid radu. Ees ootas meid raske matk liiga raskete seljakottidega. Seega motivatsioon polnud üleliia kõrge. Olime kohal ja laotasime asjad laiali. Nüüd hakkame oma matkakotte komplekteerima, aga ennem teeme praemuna ja praepeekonit. Sööme kõhud täis ja siis läheme matkama oma raskete seljakottidega. Oota, munad olid sul seal peidus all? Siin. Keegi teab, kus õli on, andke mulle panni sooja panna. Nüüd 2 rohelist ja prismakott peab veel olema. Anda, neid sääski on veel vähe. Neid sääski on veel vähe. Ma usun. Tegime väheke nalja ning kullaotsija näitas meile mõningaid kalakohti. Kered olid juba heledad ning oli aeg hommikus süüa. Ja tisu. Mees sööb, siis mees jõuab. Seekord siis sellised koormad. Startisime auto juurest Eesti järgi kell 1:30. Kui kohale jõuame, siis
ütlen järgmise kellaaja. Aga hetkel pakun, et mingi kell 9 õhtul võiks kohal olla. Esimene kilomeeter on käidud. Ja kurat, kellel seda vaja on? Täiesti mõttetuna. Täiesti poelne. Nii läbi juba. Ulmena. Mis meil on? 12 õlut on kotis, liiter kanget, peale jooki paar liitrit. Ja üks on. Ja mul sama asi enam-vähem. Lapimaal oli ka vihmane suvi ning päris tihti pidime metsalt kuivemat maad otsima. Aeg-ajalt kohendasime ka matkakotte. Seekord olid sääsed ka platsis ning puhkepauside ajal ründasid nad hoolega. Ületasime tuttava jõe ning oligi jäänud viimane lõpp laagri kohta. Viimased paarsada meetrit veel. Köögi kohustub, kohiseb. Paarsada meetrit veel. 25 kilti selja taga. Saaks selle paarsada meetrit ka käidud, siis oleks kõva sõnarais. Õlad nii haiged, et... Lõpuks olime kohal, väsinud ja näljased, aga kohal. Nüüd on siis 1. augusti õhtu. Oleme oma sihtkohas Norras, alastuskohas. Eestis sõit siia Soome, mitte Soome, vabandust, Norrana oli pikk ja raskena. Ikkagi üle 20 tunni autosõitu ja vihma sadas nagu alati kuskil siin Kesk-Soomes, et sealt Rovaniemist natukene edasi, see on rusika reegel, et alati sajab vihma. Aga jah, käisime siis hommikul oma varustust desinfitseerimas, kuna me ostsime Eestist load ära. Ja siis nüüd olemegi siin laagriplatsis, kus on, et auto jätsime maha ja tulime sealt tippa-tappa mingisugune, no jällegi 25 kilti sama kohtna. Et jube raske oli, mul on kuradi varbaküüned on sinised ja kuna mul said tossud märjaks, kasutasin kahlamispüksena. Tulin kahlamispüksega see 25 kilomeetrit jala, et ei olnud vist väga tark mõte nagu. Aga kõik tähtis on see, et kõik on elusad ja terved ja me oleme kõik laagris. Ja nüüd on niimoodi, et kuna ma olen üle 40 tunni nüüd üleval olnud jutti, siis on nii, et ma söön kõhu täis. Õhtusöögiks meil on keedukartul ja praaliha. Söön kõhu täis ja siis ruttu telki magama aitab küll, et 40 tundi üleval olla, et see on nagu liigmisliig, et mul aju absoluutselt enam ei tööta, et mida teha või mitte, et täiesti niisugune nagu robot teed mingeid asju, et miks sa teed, see ei jõua kohale nagu. Et puhkame välja ja homme vaatame edasi, mis siis saab, aga seniks nägemist.